Üks asi, mida kõik rakendused tavaliselt peavad tegema, kes vähegi suuremaks ja populaarsemaks kasvavad, seda isegi Eestis, tuleb toetada mitut keelt. Ja siin on siis paar erinevat aspekti, võiks öelda, et suisa vist 3, kui nüüd peast mõtelda. Ehk siis esimene küsimus on, kuidas me tõlgime oma kasutajaliidest. Ehk siis kõikvõimalikud staatilised stringid, kõikvõimalikud nuppud, menüüd, headerid, footerid, mis iganes, kogu see jutt. Siis teine osa kogu sellest mitmekeelsusest on see, kuidas me tegeleme numbritega, kuupäevadega, rahadega, mingite järgarvudega, kõige muu taolistega. Igas keeles on need reeglid natukene nagu erinevad, kõige lihtsamas näites muidugi tõesti siis kuupäeva formaatimine. Ja eks rahagi formaaditakse väga erinevalt ja rahasümbol on ju, dollar, euro, mis iganes muu asi. Ja suurem kolmas tükk kogu sellest maakerast on siis see, kuidas me oma sisu, mis meil andmebaasis on, toodete kirjeldused, mis iganes muud taolised asjad, kuidas me neid tõlgime. Sest need ei ole staatilised, need peaks saama kasutaja ise kuidagi tekitada. Ehk seal on siis mitu erinevat aspekti, mida siis vaadata. Kogu seda protsessi tavaliselt nimetatakse siis i18n-iks ja see i18n tuleb siis sellest, et selle asja nimi on internationalization ja kui siit kokku lugeda, siis siin vahel on 18 tähte. Ja see on lihtsalt siis lühend sellest internationalizationist, on kokku pandud siis i18n, sest umbes arendajad ei viitsinud nii pikka sõna välja kirjutada. Ja samaga siis on tehtud nende localizationi ja globalizationiga. Samamoodi näiteks Kubernetes kirjutatakse ka kõh8s, sest selle esimese kõhi ja viimase s-i vahel on 8 tähte. Sealt see siis tuleb. Aga mis siis on mis? Globalization räägib siis sellest, et meie tehniline töö ehk mida me teeme siis selleks, et meie rakendus oleks valmis erinevaid keeli ja kultuuri toetama. Localization on siis see osa, kus me siis päriselt ühte või teist siis nendest keeltest toetama hakkame. Ehk siin siis tekivad päriselt mingisugused tõlkestringid, asjad. Ennem seda muidugi peab siis see globalization olema kuidagi välja mõeldud, mida me teeme. Te võite ka seda teha nagu väga inetult ja teha näiteks oma rakendusest lihtsalt koopiaid erinevaid ja tõlkida siis ühe koopia ühte keelde, teise keelde. Nii muidugi tundub tüütu, sest reaalselt ei tahaks ju mitut koodibaasi kuidagi paralleelselt selleks ülal nagu pidada. Ja lõpuks, kui siis mõlemad kokku panna, siis saamegi siis asja, mille nimi on siis see internationalization. Siis on siin veel natukene termineid, mida pead teadma, on siis culture. Culture on siis keel ja koos selle keelega võib olla ka piirkond ja lokaale, ehk need on siis 2 nagu synonüümi omavahel, mis on sama, mis culture ja culture või siis lokaale, kumba kuidas tahate kasutada. .NET kasutab pigem sõna culture, ütleb siis seda, et meil on olemas neutral culture, mis siis ütleb, et see keel ilma piirkonna spetsifikatsioonita, ehk siis näiteks inglise keel on IN. Ja specific culture räägib siis sellest, et see keel selles piirkonnas, ehk inglise keel Ameerikas ja inglise keel Inglismaal on ikkagi üsna erinevad. Lisaks vähe sellest, et keel on erinev, et meil on mingid tähed tulevad ja lähevad. Ameerika siis kasutab ju lühemaid versioone sõnadest. Siis on ka ju rahad, kuupäevad, kõik muu on teistsugune. Samamoodi, ehk siis see eriti käib siis nende keelte kohta, kes on maailmas laialt levinud. Hispaania, Hiina, inglise, sellise keeled, nendel on siis palju erinevaid variatsioone sellest. Ja siin siis näide, kuidas välja näeb, ehk siis Microsoftil, või see on standardiseeritud tegelikult, on siis terve suur nagu tabel ja ainuüksi siin juba inglise keelt vaadata on siis seda nagu putru. Ja siin on ka siis eesti keel, eesti keelt on ainult üks, ET ja keeli ongi ainult üks, see default mingisugune ja meil on ainult üks piirkond, eesti keel Eesti riigis, ehk siis .NETi arvates või siis ütleme siis kogu IT-maastiku arvates ei ole meil ühtegi muud eesti keelt kui ainult see üks ametlik, ma ei tea siis Põhja-Eesti või.
Eesti keele instituudi grammatiliselt korrektne eesti keel, et igasugused võrumurrakud ja kõik muud asjad, need arvutitesse meil siis omadega ei mahu. Üllataval moel, ma ei ole päris kindel, kas vene keelt on ainult üks, ehkki võib ka täitsa vabalt olla. Ja seega tekitab probleeme see tabel, et see tegelikult ei vasta alati tõele ja eks siia saab siis ise nagu erandeid tekitada, sellepärast, et kes siin on meil pangandusega tegelenud näiteks, on sellest palju rääkinud, Mikk Raba nende seas, kes kunagi Swedbankis meil pikalt oli, et üks ja sama rakendus, mis on käigus nii Eestis, Lätis kui ka Leedus, siis nendes rakendustes on vene keele tugi olemas ja vene keel tuleb kõigis 3 riigis teha erinevalt. Ja see vene keel, mida räägivad eestlased või eesti venelased, see vene keel, mida räägitakse Lätis ja see vene keel, mida räägitakse Leedus, on omavahel erinevad ja vähe sellest, need on täiesti erinevad sellest, mida Venemaal räägitakse. Ja sellest kõigil muul ilmselt Venemaaga on nii suur ja lai, et Venemaa eri otsustes räägitakse ka väga erinevat vene keelt. Ja mis siis, kuidas siis see süsteem seda üleval peab? Culture Info on siis selline nagu objekt, kus siis kõik see info on kirjas, kõik igasugused, kuidas ennekõike just kuupäevad asjaga tegeleda, mis see aktiivne culture on ja igas threadis, ehk iga kord, kui tuleb, meie siin vaatame nagu asja veebikeskkonnas, aga sama kehtib ka desktop ja mille iganes kohta, ehk siis igas threadis, igas sisse tulevas päringus, mis endale oma threadi saab, selles current threadis on siis olemas current culture ja current UI culture, ehk tal on siis 2 eraldi culture'it. UI culture räägib siis puhtalt ainult sellest, kuidas siis tegeletakse UI stringidega ja current culture räägib siis sellest, kuidas süsteem siis kultuuri kui sellist käsitleb, ehk siis kõik need kuupäevad, rahad ja kõik muu taoline. Ja siin on ka näide sellest, ehk saab siis selle current culture'i ära muuta käigu pealt ja proovida välja kirjutada erinevaid kuupäevasi ja erinevaid väärtuseid. Ja siin siis see C ütleb, et formaadime selle numbri kui raha. Ja siin on nüüd näha, mis siis outputina tekib, ehk siis hispaania keel, Tšiilis ja Mehhikos, iseenesest üksteise kõrval, või üksteise lähedasel Lõuna-Ameerikas, ja kuupäeva formaat on erinev, kusjuures ei kasuta Ameerika formaati, ei ole kuu eespool, siis kuupäev on ikkagi meie nagu Euroopa stiilis, ehk siis kuupäev, kuu, aasta ja eriti huvitav näeb välja raha. Mõlemil on käigus dollarid, aga pöörake tähelepanu, kus on komad ja kus on punktid. Ja mõelge nüüd, mida siis netipank või miskisugune ülekande pangaautomaat, mida inimene sinna kirjutab ja mida siis päriselt üle kantakse. Ehk kui siin nüüd nende 2 riigi vahel liikuda, siis võib saada väga suurte nagu üllatuste osaks, et mida te oma rahaga nagu teete. Ja Aspen Core siis peab siis track'i või omab siis 2 seda culture'it, culture ja UI culture, vastavalt siis juttu oli, on ju tõlked ja siis igasugune kuupäeva formaatimine. Nüüd, kuidas seda culture'it siis peale panna, et kõigepealt see süsteemi tasemel tugi saada, et seda culture'it üldse muuta saaks. Ehk kõigepealt tuleb meil siis tekitada mingisugune list sellest, millised tõlkestringe me üldse tahame toetada. Ehk see on lihtsalt kuskil rakenduse settingutes, app-settingutes kirjas mingi nimekiri keeltest, mida me toetame. Siis tuleb panna paika süsteemile, mismoodi me siis oma sisse tulevaid päringuid, kuidas me siis neid lokaliseerime või seda lokaliseerimist seal toetame. Ehk siis tuleb siia paika panna, mis on siis meie poolt toetatud kultuurid, millised on meie UI kultuurid, ehk siis tõlkekultuurid ja siis reaalselt raha ja kuupäeva kultuurid. Mida teha siis, kui me ei tea, millist kultuuri peaks parasjagu käsitlema või mis see default oleks. See tuleb ka paika panna. Ja lõpuks siis tuleb ütelda, kuidas süsteem siis tuvastab, et kasutaja tahab mingisugust kultuuri parasjagu saada või muuta. Ennegi, kui seda saada tahab. Ja siin on järjekord oluline, ehk siis süsteem, kui päringud tulevad sisse, siis selles järjekorras, mis need siin käigus on, siit järjest hakatakse vaatama, kui see esimene matchib, siis sellest võetakse siis kultuuristring ja muudetakse see siis süsteemi jaoks aktiivseks.
ja tuleb siis see lisaks sellele, et need optsioonid tuleb ära registreerida, ehk siis teha see dependency injection'i poolne osa, siis ka tuleb siis pipeline'i kirja panna, et meil nüüd tõesti selline asi on nagu request localization ja anda ette, kus see request localization oma nagu tingimused siis saab, ehk siis siit samast get service'ist nad uuesti teistpidi siis välja võtta. Ja siis hakkab see süsteem meil automaatselt tööle. Iga sisse tuleva päringu puhul hakatakse siis kontrollima, kas kasutaja on midagi ütelnud selle kultuuri kohta, mis ta saada tahab, ja vastavalt siis neid seadeid muudetakse. Ja siin on siis näide sellest, mis mul siis app setting utes kirjas on, kuidas siis on kirja pandud, et mis on meie default culture, milliseid kultuure me üldse toetame ja lõpuks siis ka, mille juurde me eraldi jõuame, milline on siis see default kultuur, mida me kasutame andmebaasi sisu tõlkimise juures. Nüüd, kuidas siis süsteem selle tõlgetega tegeleb? Siin veel tulles tagasi korraks, siin siis teisel kohal nimekirjas on siis cookie request culture provider, ehk siis tuleb ka kirjutada mingi lahendus, kuidas kui kasutaja ütleb, et ma nüüd tahan keelt vahetada, siis kuidas ära salvestada, ehk siis tuleb tekitada vastav cookie, kus on siis sisse kirjutatud, et näed, sellel kasutajal on siis selline kultuur. Nüüd, kuidas siis nende tõlgetega tegeleda? Ja ASP.NETil on selleks mitu nagu erinevat varianti, kuidas seda teha. Microsoft on neid siin erinevaid aja jooksul proovinud ja kirjutanud. Ja ma olen neid kõiki testinud ja lõpuks ikkagi jõudnud tulemusele, et see kõige põhjalikum või kõige sellisem tehniliselt selgem versioon nendest on ka päriselt kõige mõistlikum kasutada ja need ASP.NETi mingisugused justkui mugavamaks tehtud versioonid lõpuks tekitavad suuremat sorti peavalu. Ehk jääme sellise lihtsama variandi juurde. Ja tavaliselt siis lisame ühe klassiteegi juurde, paneme talle mingisuguse ressurssidega nime, kustutame seal kõik koodi ära ja sinna saab siis hakata lisama ressursifaile ehk hiire parempoolne klikk Rideris, mida me kasutame siin, ja add new file ja sealt saab valida resources res6 faili. Siis tuleb kohe minna, enne kui me üldse midagi sealt edasi tegema hakkame, tuleb siis minna vaatama selle ressursi projekti CSPROI faili ja sellest CSPROI failis on siis näha, kuidas see uus res6 fail on sinna kirja pandud ja alguses on seal siis generaatoriks märgitud lihtsalt res6 file generator. Kuna need res6 failid on XML failid ja nendest tehakse siis tugevalt tüübitud koodifailid genereeritakse ja kui me seda siin public res6 file code generatoriks ei muuda, siis need koodifailid, mis genereeritakse, tulevad kas internalid või private'id äkki suisa ja siis ei ole võimalik neid tõlkestringe tegelikult oma koodist refereerida mõistlikult. Ehk siin tuleb käia praegast käsitsi seda public sõna siia ette kirjutamas. Aga see nüüd väga palju tüki küljest ära ei võta, alguses tüütu, aga lõpuks need res6 failid saavad paika, enam rohkem nüüd juurde ei tule. Ja selline näeb siis see editor välja, kui te teete selle res6 peal topeltklõpsu Rideris ja saate siit siis hakata nende nuppudega siia siis uusi tõlkestringe juurde panema ja uusi keeli siit lisama. Ehk mis keeli te siis päriselt toetate. Ja süsteem sisaldab endas siis nii-öelda fallbacki ehk ilma keele laiendita res6 fail on siis see standardkeel, tavaliselt vähemalt mina kasutan selleks siis inglise keelt seal ja eesti, vene ja mis iganes muud keeled mul siis juurde tulevad, on siis eraldi sama fail tekib, selle nagu liitmine käib siit plussist või tekitamine, ehk siis tekib siis mis iganes app.et.res6 näituseks. Ja nüüd, kui meil on kõik see valmis ehitatud, siis mis me nendega siis päriselt teha saame, siis kõigepealt toetavad enamik atribuute, mis igasuguseid veateateid ja mida iganes näitavad, toetavad siis nende tõlkestringide otsekasutamist. Ja see tõlkestringide kasutamine viitega siis sinna res6 failile või täpselt sellest genereeritud koodile tuleb siis kõigepealt näidata resource type parameetri siia juurde panna, millega siis näidata sellele klassi failile, kus need tõlked peaksid tulema. Minul siis näiteks siin resources common ja siis
hunnik erinevaid siis nimetusi, mis on nagu stringid, mille alusel neid otsitakse, aga neid saab ilusti name-off'iga nagu tekitada, et nad oleksid tugevalt tüübitud meie mõistes. Ja näitab siis, et sellest resource common failist palun mine otsi description'i tegemiseks vot mingisugust niukast välja, mille nimi on string value description ja string value prompt ja nii edasi. Ehk siis erinevad atribuudid oskavad neid string'e siis eri kohtades kasutada. Ja string length näituseks selline atribuut ütleb siis seda, et siin on siis küljes see error message, ehk kui midagi on vale selle validatsiooniga, ehk kasutajal on vaja näidata viga, siis siin siis samamoodi type of ehk kust klassifailis see tulema peaks. Mul on siis tavaliselt tehtud base resources common ja mingi app resources ehk siis need igasugused standardveateated jällegi tõstan ma siis ühest projektist teise kogu aeg. Ja siin ma nüüd enam ei saa siis type off'iga neid kokku panna võib-olla või name off'iga. Siin on siis lihtsalt mingi fikseeritud stringi väärtus sellele. Ja MLC siis seda kõik igal pool kasutab ja siit on nüüd siis toredad väljad on ju, mida meil veebis vaja on sellest display'st on ju. Ehk siis name'i kasutatakse siis label'i väärtusena ja kui see on input väli, siis prompti, see siit, seda kasutatakse siis input väljadel veebis placeholder'ina. Ja on ka siis olemas, tõesti nagu ütleb oli korraks lühidalt, et see ASP.NET-i nagu uuem mingisugune süsteem, milleks see on selline iString localizer interface, mida küsida ja kus seda kõike siis ehitada ja see lõpuks ka kasutab siis tegelikult all need samu ResX-i nagu faile. Ja mina, kui te seda tahate kasutada, palun väga, aga siis mina iseenesest ei soovita, ma olen seda kõike läbi teinud ja minu arust läks see süsteem oluliselt segasemaks. Ehk selline sirgjooneline ResX-ide kasutamine tundub kuidagi oluliselt mõistlikum mulle. Ja edasi see, et need ResX-id töötavad siis väga hästi staatiliste tõlgete puhul. Ehk need asjad, mis ei muutu, mis ei käi andmebaasis on ju, aga kõik need, mis käivad andmebaasis, ükstas kõik, kes seda teeb seda kasutaja ise või mingi administraator, keegi kuskil peab siis ka neid sisutõlgetega päriselt tegelema, mis on dünaamilised. Ehk siis just nimelt igased tootekirjeldused, mis iganes muud te tahate sinna nagu teha. Ja andmebaasis tõlgete tegemiseks sisule on siis mitut erinevat varianti aja jooksul siin proovitud ja leiutatud. Ja ma olen neid kõiki ka siis läbi testinud ja lõpuks jõudnud tulemusele, et teha seda andmebaasis kuidagi tabelitena, nii et meil oleksid jagatud tõlked, keegi neid kunagi need tõlked ei jaga ja kogu see tabelite süsteem hakkas lõpuks minema selle osas kaosesse, et tekkisid siis hüljatud stringid. Ja see on siis, kui teha nagu jagatud tabelid, et meil on alla üks tabel, kus on kirjas meie keeled ja teine tabel, kus on kirjas kõik meie stringid ja kõik siis viitavad oma stringid osas sinna ühele tabelile. Teine variant oleks siis teha seda, et kui meil tekivad lisakeeled, siis me hakkame lihtsalt andmebaasi tabelitesse lisavälju tegema, et meil on sisu eesti keeles, sisu inglise keeles, sisu mis iganes keeles. See ka läheb käest ära, sest siis me peame kogu aeg hakkama lihtsalt lisavälju tekitama ja selle süngis hoidmine läheb kõik peavaluks. Ja lõpuks on see, et mingid rakendused toetavad mitukümmend keelt korraga, et siis me ei tee endale, ma ei tea, product description, IN ja IT ja nii edasi 20 korda sama välja nagu toote juurde. Ja siis lahendus, mis nüüd on minu mõistes osutunud suhteliselt okeiks lähenemiseks, on siis hoida neid tõlkeid lihtsalt dictionary's, kui siia peale vaadata. Et esimesega on ta lihtsalt lang string, dictionary, string tüüpi, ehk siis võtmed on stringid, väärtus on stringid, ehk siis siin siis hoitakse seda keelt, ET, EN, RU, mis iganes, kas siis ainult paljaskeel või siis koos piirkonnatoega, kuidas ise tahate, ja siis selles keeles selle asja väärtus. Siis ka mingisugune default culture, ehk kui culture'it ei ole, mis keelt me siis nagu kuvame ja kuidas sellele üldse läheneda. Ja edasi lihtsalt siin natukene meetodeid, kuidas siis seda tõlget sinna dictionary'sse salvestada. Ehk saab täitsa ilusti ju dictionary't laiendada. See ei ole
ei ole sealed klass, ehk sellest saab siis teha oma nagu versiooni. ja see on kõik kaunis, toetab üsna hästi. Lugege see kood läbi, midagi keerulist siin ei ole. Nüüd natukene nii-öelda C-Sharpi mõistes, võib-olla mida me varem ei ole C-Sharpis näinud või kasutanud, on siis see, et me saame kirjutada üle mingisugused operaatorid keeles ja siin on siis üle kirjutatud operaatorid, kuidas ühest andmetüübist teise langstringi konverditakse. Ehk kui me teeme midagi selles vaimus, ehk me ütleme, et string, meil on mingi string ja peaks võrduma meie language stringiga, siis see automaatselt saab sellisel ilusal viisil nagu välja tulla. Ehk siin ta siis nagu näitab, kuidas seda conversionit peaks tegema. Ja teistpidi siis conversion tagasi, ehk kui me langstringile omistame lihtsalt uue stringi, foobar, siis ta tegelikult automaatselt teeb selle new langstring ja annab selle value sinna kaasa. Ehk siis konvertimine mõlemad pidi stringist langstringi ja langstringist tavalisse stringi. Ja siis tuleb seda language stringi, seda dictionary't nüüd siis kuidagi andmebaasi salvestada. Ja kui me kasutame Entity Frameworki ja Postgresi, mis on siis meil sellel kursusel siin see standard, siis Postgresil puhul saab kasutada sellist lahendust, kus kirjutada siis sellele kolumnile, sellele andmetüübile siin peale, et palun andmebaasi salvesta see mulle JSON-bina. Ehk ta ise siis konverdib, Postgresi provider, konverdib ise seal automaatselt andmebaasi salvestamisel JSON-isse ja andmebaasist tagasi lugemisel automaatselt siis JSON-ist uuesti meie dictionary'ks. Ehk me ei pea ise sellega siin siis maadlema. Ja see toimub siis päris hästi. Natuke tuleb siis seda confida, ehk siis tuleb app setting utes panna külge see konfiguratsioon, et see column type name JSON-B-ga päriselt töötaks. Siin on siis näha, kuidas seda teha. Ja sellest on olemas ka uuem versioon natukene, mis siis kasutab Entity Frameworki sisemist JSON-i mappimist, aga seda oli suhteliselt keeruline tööle saada ja mina olen praegust veel ise oma koodis jäänud selle vanema versiooni juurde, mis tegelikult on siis margitud juba obsoleediks, aga on väga lihtne nagu koodis kirjutada. Üks päev peaks siis ka seda uuemat uuesti läbi tegema, äkki on kergemaks läinud. Ja siin siis selles langstringis on ka siis see default culture, mis on siin siis staatikuna, ehk ta on üks ja jagatud kõikide peale ja app setting utes loema selle välja ja panen sellele langstringile siis selle paika, ehk mis iganes see default culture siis olema peaks. Tavaliselt on ta inglise keel, aga igaühe oma valik. Ja siin ka näide sellest, mida siis kasutada selle enable dynamic JSON-i asemel on siis kasutada näiteks mingisugust value converterit. Et saab ka niimoodi seda asja teha. Ja lõpuks siis ka see, et meil on vaja seda ka keelt siis kuidagi vahetada ja kõige lihtsamas variandis siin siis ehitatakse üles mingisugune drop-down, ehk siis loetakse jällegi app setting utes kõik meie toetatud keeled sisse, tehakse seda siis sealt siit localization options value ja supported UI cultures ja lõpuks siis koostatakse drop-down nendest väärtustest ja kui kasutaja siit drop-downist midagi valib, siis läheb see automaatselt submitiks. Vaatame, kust välja tuleb. JavaScript, thread, current thread. Just, need on siis lingid, mitte submit. Need on lingid ja kui lingi peale klikitakse, siis automaatselt läheb meil on ju esimesse või tühja ääres, ehk siis default ääresse, controller home ja meetodisse, action meetodisse set language. Ja saadetakse siis see kasutaja poolt valitud keel sinna kohale. Ja home controlleris siis see set language on väga lihtne meetod, ütleb, et võtame response, teeme sinna uue cookie ja paneme cookie'sse kirja. Selleks on siis ette nähtud nimed ja väärtused olemas, ei pea ise seda kuidagi siit leiutama. Ja paneme siin kirja, et mis kasutaja poolt soovitud keel siis oli ja see siis kestab siin selles koodi näites 1 aasta. Enne kui kasutaja peaks siis uuesti endale keele valima.
ja lõpuks siis seda partialit, ehk see siin on mul siis kirjutatud mingiks partialiks. Ja see partial tuleb siis kuskil template'is endale külge võtta. Ja kultuuri kasutamine ja tõlgete tegemine on meil sellel kursusel kindlasti kohustuslik. Ehk nii sisutõlked kui ka UI tõlked. Ja kordusküsimused, nagu ikka.